Sõna on jõud. Tuul on jõud. Kui kõik on koos, see on jõud. Kas teate, mis tähendab olla laps ja uskuda jõusse? Sõna jõusse. See tähendab uskuda, et maailm on suur. See tähendab uskuda, et päkapikud ja jõuluvanad on alati tööl. See tähendab uskuda, et muinasjutud saavad alati teoks ja kõik lõpeb ikka hästi. Ma olen küll väike, aga usun sõna jõusse. Kuidas on teiega, Hanna-Liina ja Joonatan? Lugupeetud lõpetajad, saalis viibijad. Loomulikult me usume. Sõna, see on relv, see on jõud. Sõnadega võidame sõdu, aga kaotame ka vajaminevad punktid riigieksamil. Sõnadega kaotame süsteemi ja loome uue. Me kõik oleme teelahkmed. Tänased 122 Tartu Kivilinna gümnaasiumi lõpetajat on selle kooli viimased. Seda on teinud sõnajõud ja otsused. Ma ei tea, kas see on halb või hea. Kas see kõik viib meie haridussüsteemi tulemuste märgatava tõusu? Aga nii see on. Sõna maksab. Kõik see, aga milliseid sõnu te täna siin kuulete, viib edasi, sest lõputunnistuste kättesaamine on võti. Hoidkem seda siis kindlalt, et oskaksite ja suudaksite avada kõik ette tulevad vajalikud uksed. Sõna saab Tartu Kivilinna gümnaasiumi direktor Karin Lukk. Kallid lõpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Me oleme täna kogunenud Eesti ühe suurima gümnaasiumi lõpuaktusele. Meie maailm, mis on üha enam globaliseerumas, on selline koht, kus üks Eesti kool, kus õpitakse eesti keeles, on kujunenud juba omaette väärtuseks. Me oleme väike rahvas, aga meie keel ja need sõnad meie keeles on siiamaani säilinud. See tähendab, et meie keelel on olemas see vägi, mis teda alal hoiab. Eesti rahvas on alati austanud sõna jõudu. Meie hulgas on alati olnud mehi ja naisi, kelle öeldud sõnade mõju on ulatunud tunduvalt kaugemale nende sõnade lausujast ja nende vahetust kuuljast. Meie keeles on tänapäevani säilinud vanasõnu, kõnekäände, regivärsse laule, mis kunagi on saanud alguse ühest ainsast inimesest, kuid püsinud aastatuhandeid. Selline oskuslik sõnakasutus ei tule kunagi üleöö, seda lipitakse terve elu. Sest enne, kui sa saad oma sõnadele anda väe, peab sinus endas olema midagi, mida teistele anda. Kallid lõpetajad, teie olete oma elu jooksul kuulnud ilmselt väga palju sõnu. Juba esimesed õpetussõnad lausuti teile kodust, teie pereliikmete, teie vanemate poolt. Ja need õpetussõnad on saatnud teid kuni tänase kauni piduliku päevani välja. Suur tänu teile, vanemad, selle eest, et te olete olnud oma laste kõrval. Kallid õpetajad, ka teie olete meie tänastele lõpetajatele jaganud palju õpetussõnu. Olete olnud nende sõnade lausujad ja ka teie sõnadel on olnud väge. Aga teie, armsad õpetajad, 12 aastat on möödas ja ma võin julgusega öelda, et tänasest päevast alates ei ole te mitte ainult sõnade kuuljad, vaid ka teie olete nende sõnade lausujad. Pidage siis meeles, et iga lausutud sõna, mis te välja ütlete, muudab ka teid endid. Mõelge selle peale, et nüüdsest peale panete te oma elu mõtted sõnadesse ja kujundate nii iseenda maailma. Mõelge, missugused inimesed te tahate olla ja missugust maailma enda ümber näha ja selliseid sõnu kasutagegi.
inimese mõte, tema keel ja süda peavad töötama üheskoos. Mõte toodab uusi ideid, keel paneb need sõnadesse ja süda on selleks, et anda jõudu need ideed ellu viia. Oluline on, et kõik need kolm oleksid piisavalt tugevad. Ärgu teil kunagi lõppegu need sõnad, millega sihte seada, sest muidu asenduvad need virisemise ja hädaldamisega. Laske julgelt kõlada sõnadel, mis innustavad ja inspireerivad, sest muidu muutub mõte loiuks ja teie tänased unistused jäävad saavutamata. Kasutage selgeid, ausaid ja otsekoheseid sõnu, et teie süda ei läheks araks ja teie enesekindlus ei lööks kõikuma. Teis kõigis on olemas potentsiaal teha midagi niisugust, nagu tegid meie esivanemad, midagi sellist, mis jääb pidama aastakümneteks, sadadeks, võib-olla tuhandeteks. Teis on see potentsiaal olemas. Lihtsalt kasutage õigeid sõnu õigel ajal. Täna, sellel imelisel päeval, mil te kõik olete nii kaunid siin meie ees ja meie saame tunda uhkust selle üle, et te olete täna meiega. Me tahan soovida teile kõigile seda eriliselt imelist tarkust leida õigeid sõnu õigel ajal, et te saaksite kõik oma tänased unistused ellu viia. Ja soovin teile Tartu Kivilinna Gümnaasiumi poolt viimasele gümnaasiumilennule väga edukat lendu, et me kuuleksime teie vägevatest tegudest juba mõne aja pärast. Aitäh teile!